Kas ma näen selles juhtumis suuri probleeme, millest keegi pole rääkinud ega märganud? Jah, ma näen. Uue raamatu autor Idaho mõrvade kohta tõstatab küsimusi tõendite ja Bryan Kohbergeri süütunnistamise kohta. Ja ma arvan, et olen esimene, kes tõmbab tähelepanu, kellest räägitakse. Aga teised tulevad veel. See pole läbi. See on alles algus. Kas Kohbergeri juhtum võib uuesti kohtusse jõuda? Mina olen Angelet Levi ja see on Law and Crime. Enne kui me hakkame sellest uuest raamatust rääkima, tahan ma teile rääkida ühest rakendusest, mida ma olen kasutanud ja mis mulle väga meeldib. Selle nimi on Upside. See annab sulle raha tagasi asjade eest, mida sa kogu aeg kasutad, nagu kütus, toidukaubad ja kaasavõetav toit. Tee nii. Laadi Upside tasuta alla. Sa valid pakkumise ühes nende enam kui 100 000 asukohast ja maksad nagu tavaliselt krediitkaardiga. Seejärel kinnitad ostu ja voilà, saad raha tagasi. Oletame, et mul on vaja kütust või tahan ühel õhtul toitu kaasa osta. Ma otsin kõigepealt Upside'i pakkumisi. Pärast kulutamist ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $254 aastas. Kes suudab seda ületada? Raha tagasisaamiseks klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri ekraanil olevat QR-koodi ning kasuta meie sooduskoodi CrimeFix, et saada oma esimese paagitäie kütuse pealt iga galloni eest lisaks 25 senti tagasi. Bryan Kohberger kennab Idaho maksimaalse turvalisusega vanglas 4 järjestikust eluaegset vanglakaristust, Maddie Mogani, Kaylee Gonzalez, Ethan Chapini ja Xana Kernodali jõhkrate mõrvade eest. Vanglas on ta lihtsalt number 163214. Kohberger tunnistas end süüdi neis jõhkrates mõrvades, nende 4 ilusa üliõpilase pussitamises põhjustatud surmades 2025 aasta juulis. Me kõik vaatasime seda kaamera ees lahti rullumas. See süü omaksvõtt oli mõnevõrra šokk, sest Kohbergeri kaitsemeeskond liikus siiski kohtuistungi suunas, hoolimata sellest, et nad kaotasid kõik tõendite kõrvaldamise taotlused ja viimase hetke katse protsessi edasi lükata pärast seda, kui suur hulk tõendeid lekis NBC saatesse Dateline. Olen teada saanud, et selle leket puudutav uurimine jätkub endiselt. Kohberger tunnistas end süüdi. Ta ütles, et pani kuriteo toime ja loobus oma õigusest edasi kaevata. Kuigi, nagu ma olen teile varem siin CrimeFixis öelnud, saab ta siiski edasi kaevata. Nüüd, kui te seda vaatate, on ilmunud uus raamat, mis seab kahtluse alla tõendid, mille alusel Bryan Kohberger arreteeriti ning avaldab uusi väiteid, mida me varem kuulnud ei ole. Selle raamatu autor Chris Wickham, endine FBI agent, sai materjale, mida avalikkus pole näinud. 10 000 faile ja eksperdi aruandeid. Ta on selles kirjutanud oma uues raamatus Broken Plea. Nüüd tegid Bryan Kohbergeri kaitsemeeskonna eksperdid, kes olid täielikult valmis kohtuprotsessiks ja olid šokeeritud, kui ta end süüdi tunnistas, raamatu jaoks koostööd Wickhamiga. Ainult 2 neist lubati oma nime kasutada. Need olid endine FBI agent Chris Holland ja kriminoloog Dr. Brent Turvey. Raamatus seab Wickham kahtluse alla K-Bar Noa ümbrise käitlemisahela, mis leiti Maddie Mogani voodil tema jala kõrvalt. DNA-analüüs näitas, et Kohbergeri DNA leiti selle ümbrise nahkrihmalt. Turvey väidab, et avastas võimaliku probleemi käitlemisahelas päevadel enne kokkuleppe avalikustamist. Ja Wickham ütleb, et see oleks võinud viia selleni, et ümbristõendina kõrvale heidetakse. Praegu me ei tea, kas see vastab tõele. Tavaliselt arutatakse selliseid küsimusi kohtus juba ammu enne protsessi algust. Chris Wickham selgitab seda küsimust teile peagi. Raamat sisaldab üksikasju intervjuudest Bryan Kohbergeri ema ja isaga pärast Kohbergeri arreteerimist. FBI agendid intervjueerisid Michaelit ja Marianne Kohbergerit. Marianne Kohberger nimetas Briani oma ingliks. Ta ütles FBI agendile, et tema poeg ei käitunud 2022. aasta jõulupuhkuseks koju tulles kuidagi imelikult. Ta ütles ka, et ta ei käinud kellegagi ja tal polnud palju sõpru. Ei tundunud, et oleks teadnud tema probleemidest Washingtoni osariigi ülikoolis. Nüüd, need intervjuud olen ma FBI-lt ja Moskva politseilt taotlenud, kuid need taotlused on tagasi lükatud. Seega tahan ma kutsuda siia selle uue raamatu Broken Plea autori Chris Wickhami. Ta on endine FBI agent. Ta on töötanud ka luure kogukonnas. Chris, aitäh, et tulid saatesse. Mul on väga hea meel teiega rääkida. Aitäh! Kuidas sa sattusid kirjutama seda raamatut Idaho juhtumist? Ma olin just lõpetanud või lõpetamas teist raamatut ühest teisest kuriteost, kadunud isiku juhtumist umbes 30 aastat tagasi.
ja ma jõin kohvi endise FBI kolleegiga. Hakkasime rääkima, millega me tegeleme, vahetasime uudiseid ja tema rääkis mulle sellest juhtumist. Ja ma polnud sellest kuulnud. Olin 2 aastat 2 raamatuga hõivatud. Kui ma kirjutan, siis olen ma täielikult projektis sees. Ja ta hakkas mulle seda seletama ja ma ütlesin, et vaata, nad on ju arreteerinud selle inimese. Tundub, et tõendid on ülekaalukad. See läheb kohtusse. Miks peaks see mind huvitama? Ja ei huvitanudki. Jätkasin oma tegemistega. Siis tuli ta tagasi ja ütles, et vaatame selle üle. Ja ta hakkas mulle näitama asju, mida ta oli näinud ja millega ta tegeles. Sest tal oli erinevatel põhjustel ligipääs. Ja ma sain üsna kiiresti aru, et need asjad, mida ma toimikus nägin, ei ühtinud üldse selle jutuga, mida laiemalt räägiti. See oli väga ülespuhutud juhtum. See äratas minu suvi. Ja aja jooksul, ilmselt 2 nädala jooksul, nägin ma järjest rohkem dokumente. Ma olin järjest rohkem asjasse segatud. Ja lõpuks jõudsimegi siia. Mis olid need asjad, mis sulle tõesti silma jäid? Need, mis sulle kõige huvitavamad tundusid? 2 esimest asja, millega ma tutvusin, olid Paulette Suttoni aruanne, mis näitas anomaaliaid, nagu mina ja paljud teised neid nimetaksid. Aga need olid asjad, mis jäid silma, sest selles majas endas on 3 eraldiseisvat kuriteopaika. See on suur maja, 3 korrust, 6 magamistuba, 3 vannituba. Me kõik teame seda maja. 3. korruse magamistuba nägi välja nagu traditsiooniline kuriteopaik. 2. korruse magamistuba, Zana magamistuba, nägi välja väga sarnane. Iseloomulikud tunnused, verepritsmed, need asjad, mida näeksid sellise uurimise puhul, mõrva uurimisel. Ja siis 2. korruse ühised alad, kuidas tapjad 3. korruselt 2. korrusele jõudsid, lähtudes Paulette Suttoni raportist, hiljem Dr. Brent Turvey raportist ja sellest, mida ma ise nägin, see paistis silma kui väga erinev. Veri, mis oli lahjendatud tundmatu ainega, palju asju, mis paistsid silma kui probleemsed. Siis, kui ma hakkasin juhtumi üksikasju uurima, esile kerkis noatupp ja noatupp tundus olevat probleemne. Sealt edasi muutus see üha köitvamaks ja viis uurimiseni, mis muutus selleks raamatuks. Räägime sellest, lahkame seda veidi. Lähme tagasi selle vere juurde, mis oli lahjendatud mingi ainega. Oleme seda näinud nende ekspertarvamuste väikestes väljavõtetes, mis on avaldatud ja sellest räägitakse ka sinu raamatus. Kuidas on võimalik, et nad ei suuda kindlaks teha, millega veri oli lahjendatud? See ajab mind natuke segadusse, sest ma eeldaksin, et labor uuriks seda või suudaks kindlaks teha. Aga kas see on lihtsalt liiga CSI? Ma arvan, et see on natuke CSI. Hämmastav, mida tehnoloogia tänapäeval suudab. Aga ma usun väga tugevalt ja ma räägin sellest põhjalikult selles raamatus, et avalikkus arvab, et DNA analüüs ja kuivanud vedelike, antud juhul seerumi vedelike, kohtuekspertiis on midagi tavalist. Ta tõi välja lima ja vere. See on väga erinev sellest, mida paljud inimesed arvavad. Nii et labori aruanded olid üsna lihtsad. Sa lähed edasi, see on nagu jada, eks? Nii et sa võtad proovi kuriteopaigalt, antud juhul kas vereproovid või vatitampoonid. Need saadetakse laborisse ja seal testitakse neid teatud asjade suhtes. Esiteks, kas see on veri? Kas proov annab vere suhtes positiivse tulemuse? Kui jah, siis saab määrata veregruppi. See võib minna. Erinevad asjad teel, mis lõpevad DNA analüüsiga, mis loodetavasti suudab selle konkreetse proovi siduda konkreetse inimesega. Nii et sellel teekonnal lähevad asjad viltu. Asjad muutuvad segaseks. Veresegud võivad olla eriti segadust tekitavad. Ja antud juhul püütakse kindlaks teha millegi keemilist koostist, mis lahjendaks verd, ilma et veri ise kahjustuks, sest sa ei taha verd ennast rikkuda. Nii et ma arvan, et neid kemikaale on palju. Ja ma ütlen, ma arvan, sest ma ei ole keemik, ma ei ole kohtukeemik. Aga kõige põhjal, mida ma olen toimikutest lugenud, tundub see nii olevat. Kui oleks olnud selline keemiline ühend nagu valgendi või näiteks lüsoli tüüpi desinfektsioonivahend, siis oleks see võinud jätta keemilisi jälgi, mida oleks saanud keemiliselt analüüsida. Selle juhtumi puhul ei olnud selle kohta ühtegi märget, mis võib viidata, et see oli vesi, aga keegi ei öelnud seda kunagi. Paulette Sutton rääkis oma aruandes labori aruannetest, mis ütlesid, et vereplekid leiti 2. korruse ühiskasutatavates alades, 3. korruse magamistoa ukse taga ja 2. korruse magamistoa ukse taga. Need olid peaaegu kõik lahjendatud tundmatu ainega. Tema sõnad, see on tsitaat.
ja see tekitab loomulikult kohe küsimuse, miks? Miks olid vereplekid 3. korrusel iseloomulikud sellele, mida võiks sellises olukorras oodata? Ja miks need ühtisid teise korruse magamistoaga? Ja miks oleks see väga suur ala, mis ulatub teise korruse magamistoast läbi elutoa, õllepongilaua juurest, mööda treppi üles 3. korruse magamistuppa? Miks need vereplekid, ja neid oli palju, olid teistsugused? Miks need nägid teistsugused välja? Miks need testimisel erinevad olid? Miks need omadustelt erinevad olid? Mis juhtus? Mis muutis nende vereplekkide keemilist koostist ja füüsikalisi omadusi? Ja sellele polnud vastatud, kuid see tekitab vähemalt minu hinnangul ja ka teiste õiguskaitsetöötajate arvates tõsiseid küsimusi. Ja siis liikusime sealt edasi. jah, ma mõtlen, kui see oleks olnud midagi nagu valgendi, siis ma olen piisavalt juhtumeid kajastanud, et teada, et see lihtsalt hävitab DNA. Nii et noh, siis on kõik. Nii et tead, see on väga huvitav ja oleks olnud huvitav näha, kuidas eksperdid oleksid nendele küsimustele kohtuprotsessil vastanud. Lähme edasi. me teame seda. Kui sa tahad sellesse süveneda, siis me teame sellele vastust. Olgu, siis räägi mulle. Paulette Sutton koostas oma aruande uurimise lõpus, valmistudes kohtuprotsessiks. Kohtuprotsessi kuupäev oli juba paika pandud. See aruanne oli koostatud ja mõeldud prokuratuurile, et nad saaksid žüriile öelda, vaadake neid fotosid, vaadake seda kohtuekspertiisi analüüsi, mille tegi Paulette Sutton. Ja siis tuli Dr. Turvey, analüüsis seda ning nad arutasid seda edasi-tagasi. Aga tema on väga konkreetne. Nende plekkide füüsiline, visuaalne ja keemiline koostis, mis leiti teiselt korruselt, oli erinev. Kuidas need sinna sattusid, on üsna lihtne. Mis nendega juhtus pärast sinna sattumist või selle protsessi käigus, on tänaseni vaieldav. Liigume nüüd edasi tuppe juurde. Tate, tupp on selles juhtumis kõige lähemal sellele, mida võiks nimetada otseseks tõendiks. Ma mõtlen, et ilma tupeta ei oleks minu arvates Brian Kohbergeri arreteerimiseks piisavat alust. Ma mõtlen, mind ei huvita, kui palju valgeid sõidukeid tuvastatakse. Ma mõtlen, et see on selles juhtumis piisav alus. Niisiis, millised on need probleemid, mida sina ja need kaitseeksperdid, kelle aruanded sulle on esitatud, olete märganud? Millised on need tõendite käitlemise ahela probleemid, millele sa viitad? Tead, ma lugesin raamatust, et sa räägid sellest, kuidas Talbot, see üks Idaho osariigi politsei kuriteopaiga uurija, kes oli seal juhtiv uurija. Ta on juhtiv detektiiv. Ta ütleb ühes raportis, et ta leidis selle põrandalt. Aga siis tead, see on pildistatud voodil. Ja ta kirjutas selle raporti paar nädalat pärast sündmuskohal viibimist ja selle kogumist. Aga sinu arvates tundub, et selles on rohkemat kui ainult see. Selgita mulle, mida sa arvad, milles need tõendite käitlemise ahela probleemid seisnevad, mis puudutavad seda tuppe? Ma juhin tähelepanu sellele, et sa rääkisid Dr. Turvey'ga, ma usun, või sa kavatsesid rääkida Dr. Turvey'ga. Ta kutsuti spetsiaalselt selle noa ümbrise uurimiseks. Mis talle esialgu silma jäi, oli ümbrise asukoht voodis võrreldes verepritsmetega. Ja ta uuris ülekandumist ja erinevaid selliseid asju. Esimene asi, mida ma märkasin, kui ma hakkasin seda uurima, oli dokumentide avalikustamises või minu ligipääsus avaldamata dokumentidele, et Idaho osariigi politsei ajal, võtame samm tagasi, Moskva politseiosakond tegeleb kuriteopaigaga. Ohvitser Nunez koostab vande alla antud ütluse, mis viis läbiotsimismääruseni. Läbiotsimismääruse alusel tuli kohale Idaho osariigi politsei kohtuekspertiisi üksus, kes töötles kuriteopaika. Neil oli standardiseeritud vorm, millel on koht, kuhu saab käsitsi kirjutada üksikasju, kui kogutakse tõendeid. Punkti number 14 juures, mis minu arvates oli aruande teisel lehel, kirjutas Idaho osariigi politsei käsitsi, ma ei mäleta, kas see oli pliiatsiga või pastakaga, arvan, et pastakaga, aga sinna kirjutati punkt number 14, mis oli noatupp. Seal on kirjas noatupp leitud põrandalt, ohver number 3 kõrval. Esimene asi, mis mulle pähe tuli, oli anda talle kahtluse kasuks võimalus ja öelda, et ta tahtis kirjutada leitud ohvri kõrval 3. korrusel. Kuid järgmisel või ülejärgmisel real ütleb ta selgelt, et Maddie Mogan, kelle reie alt leiti nuga, on tema sõnul ohver number 3. Ütleme siis lihtsalt, et siin ei ole mingit vandenõud. Ütleme lihtsalt, et see on see, mida ta kirjutas samal ajal, kui ta noa ümbrise üles korjas. Ja ta ütleb, et see leiti põrandalt.
Miks see peaks üldse probleem olema? Keda huvitab, kust see leiti? See on probleem, sest ajaks, kui ta kirjutas oma ametliku trükitud raporti tõendite kogumise kohta, esitati see, ma arvan, et see oli 6. detsembril. See oli umbes 3 nädalat hiljem. Nüüd on selles raportis äkitselt kirjas, et see leiti voodist. Ja sellest saab hoopis teine küsimus tänu ametnik Nunezi kehakaamerale, kui ta läheb magamistuppa ja filmib ametnik Warnerit. Otse selle koha lähedal, kus nuga oleks pidanud olema, tähendab, et tema reis oli sellele väga lähedal. Ja ta ei maininud seda oma raportis, samuti ei maininud seda ametnik Nunes. nii et sa hakkad selle tuppe kohta küsimusi esitama. Miks see on oluline, nagu sa just visisid? Sest ma olen sinuga nõus. See ei ole valge auto. See ei ole mobiilimasti andmed. See on see noatupp, mis saab otsustavaks tõendiks, sest see sisaldas DNA-d ja sealt me edasi liigumegi. Nüüd, kui rääkida konkreetselt tõendite käitlemise ahelast, siis paljud inimesed väljaspool õiguskaitset või õigussüsteemi ütleksid, keda see huvitab. Keda huvitab tõendite käitlemise ahel? Sind huvitab see just sel põhjusel. Ja seda õpetatakse akadeemiates juba algusest peale. Kui politseinik võtab tõendi, paneb selle kotti ja see saadetakse laborisse, siis süüdistatav ja tema kaitsjad tahavad olla kindlad, et seda ei ole vahepeal rikutud ega muudetud. Selles juhtumis pandi see nuga kotti. Kott suleti ja sellele kirjutati alla. Sealt viidi see Idaho osariigi politsei laborisse. Kõik see on raportites kirjas. Selles pole midagi ebatavalist. Siiski ei olnud sellele kinnitatud tõendite käitlemise ahelat tõendavat vormi. See oli lihtsalt kott. Selle allosas oli triipkood. Ja Idaho osariigi õiguskaitseorganid on selle kohta erinevaid asju öelnud, kuid sellel puudus tõendite käitlemise ahel. Hiljem ilmus sellele äkitselt 2 vormi, mis olid käsitsi kirjutatud tõendite käitlemise ahela vormid, kus oli kirjas, et see läks ohvitser see ja see käest, ohvitser see ja see kätte, siis laborisse, tõendite ruumi ja lõpuks laborisse. Kui vaadata neid fotosid, siis tundub enamikule inimestest, kaasa arvatud mulle, et need on kirjutatud sama pastakaga, musta markeriga ja 1 käekirjaga. Miks see võiks probleem olla? Sest see on dokumentide võltsimine. Ja minu mõte kogu selle juures on, kui mina oleksin kaitseadvokaat, Ann Taylor või mõni teine kaitseadvokaat, siis esimene asi, mida ma kohtus vaidlustaksin, oleks selle noa ümbrise liikumistee kuriteopaigast kuni selle jõudmiseni FBI laborisse. Ja see on üsna oluline teekond. Järgmine küsimus, mida olen kuulnud inimestelt, on see, et miks Ann Taylor ei toonud seda enne kohtuprotsessi üles ega teinud sellest teemat. Ja vastus, mis on väga-väga veenev, on see, et ta ei teadnud seda. See avastati alles siis, kui meeskond leidis tõendite käitlemise ahela anomaalia. Nad esitasid selle Dr. Brent Turvile ja see esitati, kuna tema oli seal, et uurida noa ümbrise päritolu. Tema esitas selle Ann Taylorile. Siiski, ja kõik peavad seda teadma, sest ma tean, et paljud inimesed räägivad sellest. Ann Taylor ei märganud seda probleemi tõendite ahela säilitamisega enne kui 4 päeva, täpsemalt 4 päeva enne seda, kui Brian Kohberger muutis oma väidet süü kohta. Seega ta ei vaidlustanud seda, sest ta ei teadnud sellest enne, kui vahetult enne seda, kui ta oma süüdistuse vastust muuti. Aga ma arvan, et minu küsimus oleks, kui talle teatatakse, et on probleem tõendite ahela säilitamisega ja et issand jumal, sa võiksid minna tagasi ja saada kogu juhtumi uuesti. Ma mõtlen võib-olla mitte kogu juhtumit, sest kui seda oleks saanud kohtus arutada, siis miks ta ei läinud tagasi kohtusse ja ei öelnud, oodake korraks. Me oleme arutanud või avastanud, et siin on suur potentsiaalne tõendite ahela probleem. Ja me peame esitama taotluse selle noa ümbrise tõendina välistamiseks. Sest me usume, et siin on mingi probleem ja me arvame, et meil on olemas tõendid, mis heas usus näitavad, et siin oli tõendite ahela probleem. Ja me kavatseme selle taotluse esitada. Miks? Sest kokkuleppe menetlus oli juba käimas ja nad tahtsid selle kiiresti lõpetada ning edasi liikuda. Esiteks, see on suurepärane küsimus ja aitäh, et sa selle teemaks tõid, sest kui kirjutada 430 leheküljelist raamatut, mis põhineb 100 000 andmetükkidel, siis see on üks neist. Ma mõtlen, sa räägid siin vaid mõnest leheküljest selles raamatus. Paljud inimesed ei saa sellest aru ja keegi pole esitanud küsimusi nii sisukalt nagu sina. Aga ma ütleksin 2 asja. Esiteks, sa peaksid seda küsima Ann Taylorilt. Teiseks, ma arvan, et see on väga ilmne. Dr. Turvi. Ma rääkisin Dr. Turviga selle raamatu koostamisel.
aga ma rääkisin ka 3 teise allikaga, kes olid seotud kas õiguskaitse või kaitsepoolega. Nii et ma ei saa kogu seda infot ainult temalt. Aga ma arvan, et vastus sinu küsimusele on see, et asjad ei juhtunud vaakumis. Brian Kohberger ei otsustanud lihtsalt süüd omaks võtta. Ta ärkas üles, läks tema kabinetti ja ütles, ma kavatsen muuta oma otsust ja tunnistada end süüdi. Sellele eelnenud päevad on saladuse looriga kaetud. Keegi ei tea, millal kokkulepe sõlmiti, keegi ei tea, kuidas see tehti. Ja ma ütlen kokkulepe just sel põhjusel. see oli süüdistus, mille puhul taotleti surmanuhtlust. See pidi kuni kohtuprotsessi määratud päevani just nii olema. Ilmselge muutus oli see, et Brian Kohberger tunnistas end süüdi 4 mõrvas ja sai eluaegse vangistuse. See võttis surmanuhtluse võimaluse ära. Midagi nii olulist arvestades on mõistlik uskuda, et kaitse ja prokuratuuri vahel toimus palju. Me teame, et leevendavate asjaolude meeskond oli kaitse poolel kaasatud. Nii et minu jaoks on sinu küsimusele ilmselge vastus see, et toimus väga palju. Ann Taylor oli kaotanud peaaegu kõik motion in limine taotlused. Ta kaotas istungi, ta kaotas kõik. Seega on minu jaoks usutav arvata, et 4 päeva enne kohtuprotsessi või vahetult enne seda vaatas ta olukorda ja ütles, nagu paljud teisedki, keda huvitab see tõendite käitlemisahela küsimus. Ma ütlen, et ma ei nõustu sellega üldse. Kui ma oleksin kunagi viinud juhtumi Ameerika Ühendriikide abiprokuröri ette, olles FBI agendina juhtumit koostamas, oleks mind lihtsalt välja naerdud. Mul oleks tekkinud tõsiseid küsimusi, tõenäoliselt ka distsiplinaarküsimusi, kui ma oleksin selliste probleemidega tõendeid esitanud. Miks see siis kohtusse ei jõudnud? Sest ta ei teadnud sellest enne lõppu. Seda võin ma ühemõtteliselt öelda. Miks ta selle otsuse tegi, ma ei tea, aga sel hetkel tundub usutav, et ta oli igal sammul kaotanud ja talle oli tehtud pakkumine ning ta oli selle kallal töötamas. Kas ma tean seda kindlalt? Ei, aga kas ma tean, et see esitati lõpus? Inimesed küsivad, miks ta seda kohtuasja ei algatanud. Seda ma tean. Jah, seda ma tean. Nii et Brian Kohberger astub 2. juulil 2025 kohtusse ja esitatakse faktide kokkuvõte. Sa kirjutad sellest oma raamatus. Ja nad küsivad temalt, kas ta on süüdi, kas ta murdis majja sisse mõttega sooritada mõrv ja ta ütleb 4 korda jah. Ta ütles ka 4 korda, et on süüdi. Ma mõtlen, kohtunik Hipla käis selle kõik mitu korda üle. Jah, ma mõtlen. Nii et ta ütleb põhimõtteliselt, et te saite mu kätte. Ma mõtlen, ma olin kohtusaalis, ma vaatasin teda, ma istusin seal. Ta oli süüdi, see oli ühemõtteline. Ta ütles jah ja ta oli süüdi, jah. Jah, ta ütles seda. Ja ma mäletan, kui Bill Thompson luges fakte ette, siis ta oli... Ma olin, mul oli Brian Kohbergerile sõna otseses mõttes vaade ülalt. Ja ta istus seal. Ta lihtsalt vaatas Bill Thompsonit kogu aeg. Ma ei usu, et ta pilgutas kogu selle aja jooksul rohkem kui 2 korda. Ja ta kuulas väga tähelepanelikult kõike, mida Bill Thompson ütles. Minu arvates oli see peaaegu nii, nagu ta kuulas, et aru saada, kas see sai õigesti esitatud ja kas kõik oli õige. Ja nii oled sina näinud, aga sina oled näinud palju rohkem kui meie ülejäänud. Kas sa usud, et Brian Kohberger pani need kuriteod tegelikult toime, faktilisest vaatenurgast? Ma arvan, et sa oled raamatut lugenud, eks? Sa oled raamatut lugenud või vähemalt suure osa sellest? Ma olen suure osa raamatust läbi lugenud. Olgu. Kogu raamatus, igal leheküljel olen ma öelnud 2 asja ühemõtteliselt. Mul ei ole arvamust, mul ei ole teooriat, ma ei spekuleeri. Ma ütlen, see on tõendusmaterjal, see on see, mis juhtus. Ja raamatu esimestel lehekülgedel on see istung. Raamat ütleb. Sa olid aastaid FBI agent. Aga ma ei saa. Olgu. Kui ma tulen välja ja ütlen, mida ma arvan, rikun ma kohe kõik, mida olen raamatus öelnud, sest asi pole selles, mida mina arvan. Minu ülesanne siin, nagu mina seda näen, ei olnud öelda, et see on vale süüdimõistmine. Ma ei tee kaitsele reklaami. Ma ei ütle, et olen endine politseinik, seega esindan kogu õiguskaitset. Mina, Chris Wickham, kinnitan, nagu juristid ütleksid, fakti, et ta tunnistas end süüdi. Ja ma nõustun iga sõnaga, mida sa just ütlesid. Aga kas tänapäeva kriminaalõigussüsteemis tunnistavad inimesed alati end süüdi ainult sellepärast, et nad ongi süüdi? Võib väita, et mõnikord teevad nad seda selleks, et kokkuleppele jõuda. Kokkuleppeid näeb igas politseiteemalises telesaates, igas raamatus, kõiges, mida sa kunagi näinud oled, sest inimesed sõlmivad kokkuleppeid kogu aeg.
ma ei ole siin selleks, et vaielda, miks Brian Koberger seda tegi või miks ta kokkulepet ei võtnud. ja ma ütlen, et ma austan väga seda, et sa olid seal ning hindan sinu arvamust ja seda, mida sa nägid. Mina ei olnud seal, kui ta neid asju ütles. Aga me kõik teame ja oleme põhjalikult rääkinud Brian Kobergeri sotsiaalsetest, ma ei tea, see ei ole diagnoos, aga nendest asjadest. Las ma ütlen nii, et see oleks selgem. Ann Taylor esitas motion in limine ja pidi saama Bill Thompsonilt nõusoleku kohtus, kohtunik Hipleri ees, et prokuratuur ei nimetaks teda kohtus psühhopaadiks, eks. See on kohtuprotokollis kirjas. Nii et sinu, minu ja paljude teiste inimeste seas oli arusaam, et ta käitus väga kummaliselt, kui ta ilmus intervjuudele, liikluspeatustes ja muudes olukordades. Ja ma arvan, et objektiivselt vaadates peaks inimene ütlema, ma ei tea, mis toimub Brian Kobergeri peas. Ta on väga veider tüüp. Nii et käitumuslikult kuritegu vaadelda on oluline. Ja ma olen sinuga nõus. Ka tema käitumist vaadelda on väga oluline. Aga kui sa seda teed, pead sa vaatama Brian Kobergerit ja ütlema, et kuritegudel endil on käitumuslik joon selles, mis iga ohvriga juhtus. Kas see on põhjendatud? Jah, sinu seisukohad on väga põhjendatud. Kas ma ütlen, et Brian Koberger tegi seda või ei teinud? Ei, ma ei ütle seda. Ega oma selle raamatu või sinuga rääkimise jaoks mingit arvamust. Kas ma näen selles juhtumis suuri probleeme, mida keegi pole märganud ega arutanud? Jah, näen küll. Ja ma ütlen ka seda. Mina olin esimene, kes selle kokku pani ja millegagi välja tuli. Aga ma ütlen teile üheselt, et lähitulevikus ilmub raamatuid ja muid projekte, mis käsitlevad selle juhtumi teisi aspekte. Ja ma arvan, et olen esimene piksevarras, kellest räägitakse, aga teised on veel tulemas. See pole läbi. See on alles algus. Kas sa arvad, et see on viimane kord, kui kuuleme Brian Kobergeri kohta? Nagu sa tead, osa sellest kokkuleppest ei hõlmanud seda, et ta istuks maha ja annaks ütlusi. See ei hõlmanud tema kohtus antud selgitust. Tead, ta ei pidanud midagi pakkuma, ta ei pidanud midagi andma. Mitte midagi. Mitte midagi, mis annaks kinnitavat teavet, mis üllatab mind, sest ma intervjueerisin Bill Thompsoni ja ütlesin talle, et sa ei saanud temalt isegi ametlikku ütlust. Mitte midagi. Nagu sa ei saanud temalt mitte midagi. Samuti ei olnud see nõutud. Samuti ei olnud mingit tingimust. Ma olen näinud kogu seda juttu ja kohtunik Hiplis ütleb, et sa ei saa seda kohustada. Ja ma ütleksin, jah, muidugi, nii see ongi. Aga Idaho kohta on teatud asju. Sa ei saa selles asjas võtta Alfordi kokkulepet. Sa ei saa teatud asju teha. Ja üks neist asjadest on see, et kokkuleppe tingimusena oleks võinud olla ka see, et süüdistatav annab ütlusi. See on kindlasti üks võimalus. Nad oleksid võinud öelda, et me loobume surmanuhtluse taotlemisest, aga sa pead maha istuma. Ta peab meiega maha istuma, Ann Taylor. Ja me vajame mingit kinnitavat teavet. See oleks võinud olla nii lihtne. Kuhu ta noa pani? Midagi sellist. Kus on riided? Kas ta mattis riided maha? Tead, sest me teame labidast ja lihtsalt selgita relvi. Ma mõtlen, me pole kunagi leidnud eset, millega Kayleid nüüri jõuga vigastati. Keegi pole seda kunagi leidnud. Keegi ei räägi isegi sellest, et midagi, millega teda rünnati, viidi majast välja. Keegi pole seda isegi maininud. Ja ma mõtlen, et seda mainitakse harva. Ma olen inimestega rääkinud. Ma rääkisin ühe eksperdiga, kes ütles, et see võis olla sama lihtne, kui kasutada kbaari rusikaga. Mõned neist võimalustest on olemas. Jah, osa sellest on võimalik, aga see ei olnud osa vestlusest. Jah, ma lihtsalt ütlen, et selle jaoks on mitmeid seletusi. Need õudsed vigastused. Aga ma arvan, et minu mõte on see, et ma ei ole veendunud, et me oleme Brian Kobergerist viimast kuulnud. Ma olen seda juba mõnda aega öelnud. Ma ei tea, kas võib-olla on habeas corpuse taotlus töös, sõltuvalt Dateline'i lekkimise uurimise tulemustest. Ja me tegelikult ei tea, mis sellega toimub, aga ma lihtsalt ütlen sulle, ma ei ole kindel. See kõik tundus lihtsalt natuke liiga korralik. Ja ma ei ole kindel, et miski elus on kunagi nii korralik. Ma saan ainult tänada, sest olen rääkinud nii paljude inimestega ja paljud neist olid väga, ma mõtlen viimase nädala jooksul, rääkides taskuhäälingutes ja sellistes kohtades. Olen rääkinud nii paljude tarkade inimestega, kes on selle juhtumiga olnud seotud 3,5 aastat. Ja ma räägin advokaatidest. Ma räägin inimestest, kes on õiguskaitseorganitest pensionil. Olen rääkinud taskuhäälingu tegijatega, kes seda jälgivad. Teiste ajakirjanikega, kes seda jälgivad. Sina olid esimene inimene, täiesti esimene inimene, kellega ma rääkisin,
kellel olid faktipõhised tähelepanekud selle kohta, kuidas kriminaalõigussüsteem tegelikult toimib. ja ma olen tänulik, et sa selle mõistuse ja vaatenurga tõid. Küsige küsimusi. Ma ei ütle, et mul on kõik vastused olemas. Ma arvan, et on ülioluline, et me küsiksime küsimusi. Ja sina oled esimene inimene, kellega ma olen rääkinud, kes esitas neid arukaid küsimusi ja ma olen tänulik. no, kas sa tead vastust? Ma tean vastust paljudele neist küsimustest. Tean küll, kuula. Kuidas sa teada saad? nii et Kate, vasta mu küsimusele. kas me kuuleme veel? Kas Brianilt tuleb veel midagi? Ma ei hakka sinu saates ropendama, aga mu emotsioon paistaks välja. Ja pane ükskõik mis sõna enne sõna jah, eks. Lisa omadussõna enne jah. ma arvan, et usun selle põhjal, mida tean teistest inimestest, kes tegelevad selle juhtumi muude tahkudega, eks. Ja võib spekuleerida, kes need inimesed on. On palju eksperte ja oli palju pahameelt. Selles juhtumis oli palju pahameelt nende inimeste seas, kes töötasid väga kõvasti, et vastuseid leida. Kes uskusid kirglikult tema kaitsesse või sellesse, et prokuratuur esitas kogutud tõendeid tõeselt. Ja paljud neist inimestest tulid minu juurde. Ma ei saanud seda kõike ühelt inimeselt. Ma sain selle erinevatelt inimestelt, keda ma austasin, keda ma kontrollisin ja kelle usaldusväärsuses veendusin. Ja need inimesed ei ole veel lõpetanud. Need inimesed ei ole veel lõpetanud. See raamat toob meid praegusesse hetke. Veel on tulemas. Mina olen algus. Mina ei ole selle lõpp. On inimesi, kes on seotud Brian Kohbergeri kaitsemeeskonnaga ja kes töötavad endiselt selle nimel, et paljastada seda, mida nad peavad kohtuveaks. Nad ei usu, et ta on süüdi. Õige. jaa. ja kas sa tead, kas advokaadid on selles kaasatud? Ma ei tea seda. See on veel üks hea küsimus. Soovin, et oleksin sinuga juba ammu rääkinud. Aga vastus on, et ma ei tea. Mul pole aimugi, mida Ann Taylor ja tema õigusmeeskond plaanivad või ette näevad või mida iganes. Mul puudub selle kohta igasugune ülevaade. Ma usaldan ainult seda, et Ann Taylor seisab Brian Kohbergeri parimate huvide eest ja ta kaalub erinevaid võimalusi. Aga see on lihtsalt minu oletus, lähtudes sellest, et ta on professionaalne advokat. Dr. Turvey oli öelnud, ma ei ole tema raportit näinud. Ma olen näinud ainult seda, mida sa oma raamatus kirjutasid. ja ilmselgelt need avalikustatud andmed, mis välja tulid ja mida avalikustati, et ta pidi tunnistama, et oli vähemalt 2 toimepanijat. Ja. Kas te usute seda oma tõendite läbivaatamise põhjal? Jah. Chris Whitcomb, raamatu Broken Plea autor. Aitäh, et tulite saatesse. Ma hindan seda väga. Aitäh, et vestlesite. Oluline on märkida, et Chris Whitcomb usub, et kui Brian Kohberger peaks tagasi kohtusse minema ja üritama edasi kaevata, oleks see üsna ebatõenäoline. Võtsin ühendust Ann Tayloriga, et küsida temalt väidete kohta, mille kohaselt teda teavitati võimalikust tõendite käitlemisahela probleemist K-Bar Noatupe puhul. Selle salvestuse tegemise ajal ei ole ma temalt vastust saanud, kuid peaksin mainima, et ta pole kunagi ühelegi mu e-kirjale vastanud. Annan teile teada, kui ta sellele vastab. Ja see oligi kõik selleks korraks saates Law and Crime. Mina olen Angelette Levi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.